Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9. kuni 15. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin, teil on nagu selline emotsionaalne nädala algus, sõprade ringis. Nii see karikate kuningas kui ka karikate 3 räägivad sellest, et te olete ümbritsetud sõpradega, positiivsete inimestega. No see karikate 3 tähendab minu jaoks alati seda, et on selline mõnus tüdrukute koosviibimine, sõbrannadega kohvikusse minemine, asjade arutamine, ma ei tea, lihtsalt rääkimine, tühjast tähjast lobisemine, siuke mõnus koosviibimine, lähete kuhugi kohvikusse, istute seal, võtate tassikese kohvi või klaasikese veini, arutate niisama, räägite elust olust, kuidas kellelgi läinud on. Et nädala algus selline emotsionaalselt väga siuke tore nädala algus. Ja võtkegi see aeg maha, sest edasi lähevad asjad nagu kiireks. Siit tuleb edasi meil sauade kaart ja sauade kaart räägib sellest, et asjad hakkavad väga kiiresti liikuma. Nädala keskel tuleb teile võib-olla palju sõnumeid, helistatakse, pakutakse, võib-olla tulevad teil mingid kiired reisiplaanid. Te peate olema valmis ka kiirelt reageerima sellele sõnumitele või helistamistele või plaanidele, reisile kutsumisele, mis iganes teile pakutakse, et olge valmis siis kiirelt reageerima. Et see kaart on üks kiiremaid kaarte tarokaardipakis. Edasi tuleb hermiti kaart. Hermiti kaart minule räägib seda, et esiteks tuleb muidugi mõelda, natukene aega maha võtta, vaadata, oma sisse vaadata, aga kuna tema käes on latern, siis see tähendab ka seda, et teil tuleb see selgus. Et lihtsalt hakkab lampike peas põlema, teil tuleb see selgus, kuhu edasi, mida selle mõttega teha, sellega, mis teid võib-olla siin pikka aega on painanud. Et tuleb see selgus ja tuleb lahendus. Aga mõõkade kuninganna siin allumises reas räägib seda, et otsused tuleb teha ratsionaalselt, kaine peaga selles mõttes, kaine mõtlemisega, et ei tohi nagu laskuda emotsioonidesse ja teha emotsiooni pealt, vaid tuleb külma närvi säilitada, teha ratsionaalsed otsused nagu sellised, mitte emotsiooni pealt. Et otsuseid tuleb teha. Aga lihtsalt nagu just nimelt seda sama külma närvi säilitades, asjadele ratsionaalselt vaadates. Et ilmselt tuleb teil midagi jätta selja taha. Te olete pikalt mõelnud, et see ei teeni teid enam ja tuleks nagu temast lihtsalt lahti lasta. Ja see lahti laskmise kaart on siin see karikate 8. Karikate 8 on selline kaart, mis ütleb, et te saate aru, et mõni asi teie elus teid enam ei teeni. Te olete teda võib-olla enda järel vedanud, pole temast tahtnud loobuda, pole tahtnud lahti lasta, aga nüüd te saate sellest aru, et sellel asjal ei ole enam mõtet. Et see ei ole siukene kurb hüvasti jätt, et ma ei tea, küll on kahju, et ta läks. Pigem see kindel teadmine, et jaa, nüüd on aeg, nüüd on tal aeg minna. Et las see läheb ära, on see siis mõni ese teie elus, mis teid enam ei teeni, mõni katkine tass, mida te hoiate kapis, ei taha ära visata. Aga nüüd on aeg lasta tal minna. Ja see otsuse te teete ise, täiesti rahuliku südamega. Aga siin keskel, alumises reas siin keskel on veel üks mõõkade 7 ja see mõõkade 7 on minu jaoks alati olnud kaval müügimees. Nii et olge teie ka ettevaatlik sellel nädalal just selles suhtes, mida teile pakutakse või mida teile räägitakse. See kaart hoiatab selle eest, ta on nagu varaste kaart, et teie tagant tahetakse midagi ära varastada, teilt tahetakse kuidagi viisi petta, müüa teile võib-olla midagi, millel on varjatud vead. Et selles suhtes ma soovitan olla sellel nädalal ettevaatlik. Ja teil on olemas see kaine mõistus ja see sama
et te suudate teha kaalutletud otsused, et ei pea emotsiooni pealt kuhugi tormama, et ühtegi putru ei sööda nii tuliselt, kui seda keedetakse. Et soovingi teile siis mõnusat koosviibimist, laske lahti sellest, mis teid enam ei teeni, olge valmis kiireteks muutusteks ja küll see lampike teie peas siis põlema hakates teile ka seda õiget teed näitab. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.